Oota, mida ma vaatan? See on pintsel. Jah, aga miks ta nii kõva on? Sellega ei saa üldse joonistada. See tuleb siis ju ära puhastada. Ma proovisin kraanikausis, aga see värv ei tule maha. Kärt, ega õlivärv ei ole guašvärv, see ei tulegi veega maha. Oota, ma toon tärpentini. Noh, pane pintsel nüüd siia sisse. Ja värv tuli tõepoolest hästi maha, kuigi tärpentini lõhn oli pärast terve tuba täis. Kas sul on molbertit ka vaja? Päris vanaisa, kui ma värvidega elutuppa läksin. Kes see molbert on? Molbert on joonistamise alus. Vanaisa aitas molberti üles seada. Väga hea, nüüd on sul veel palletti vaja värvide jaoks. Otsisime üles palleti ühe vana põlle, et mu kleit värviseks ei saaks. Riiulist leisin lõpuks ühe suure valge paberi ka üles. Siis õpetas vanaisa mulle, kuidas värve segada, et kui on ainult punane, sinine ja kollane värv, kuidas siis teisi värve saab. Vanaisa, ma tahan joonistada rohelise metsa. Kärt, võta pintsliga kollast värvi ja siis natuke sinist. Siis saadki rohelise. Nüüd teeme loojuva päikese. Oranži saad kollase ja punase segamisel. Aga mis värvi saab sinise ja punase segamisel? Proovi järele. Lilla. Aga mis asja ma lillaks joonistan? Ma tean, mustikad on natuke lillaka värviga. On ju? On küll. Puude jaoks on natuke pruuni ka vaja. Võta siis natuke seda rohelist värvi, mis sa enne segasid. Ja nüüd pane siia punast sekka. Oi, ongi pruun. Aitäh, vanaisa. Eks ole ilus pilt? Väga ilus.